Just nii anti täna südapäeval juba 97. korda start Viljandi Ümberjärve jooksule. See on tõesti väga suur asi ja Eestis minu teada ei ole ühtegi nii pika traditsiooniga jooksuüritust, kui on Viljandi järve jooks. See on siis suur jooks ümber Viljandi järve. See sai alguse juba esimesel iseseisvusajal 1928. aastal ja nüüd 3 aasta pärast on meil lausa suur juubel 100 aastat ümber Viljandi järve jooksu. Kui palju seal tänasel päeval jooksjaid on kokku ja kas on teada ka mitmest riigist on? 13 riigist on jooksjaid ja praegu viimane info on see, et viimane number, mis välja anti, oli 3262, aga võtame see, et 10% tavapäraselt 8–10% jäävad tulemata, nii et ütleme, et see lõpetajate arv võib olla see 2900, no me ise loodame, et tuleb 3 ette. 97. kord korraldada Viljandi järvejooksu, et 3 aasta pärast 100, et kas juba mõtted liiguvad ka sinna, et kuidas seda suurt juubelit siis võib-olla ka suurelt tähistada? Kindlasti liiguvad, tegelikult veel enne tuleb ju tähtsündmuse 100 aastat esimesest jooksust ja siis sealt aasta hiljem veel 100 jooks, nii et mõtted ja asjad liiguvad juba. Sügisel istusime meeskonnaga koos ja arutasime, pidasime plaani ja mõtted on olemas, aga hetkel nendest siin ei taha rääkida. Las jääb midagi üllatuseks ka, aga plaanime küll juba, jah. Võiks ju arvata, et jooksjad lähevad rajale, aga vaatan, et mõni mees on siin tsikliga tulnud, et mis toimub? Ei, me ikkagi päris rajale ei lähe, et tulime, suur rahvas on koos ja teeme väikest reklaami enda üritusele. MM tulemas? Jah, Küülkorrida kvaadraistrit MM, Karksi-Nujas, Mulgimaal, 13–14 juuni. Nii et ikkagi tänasel päeval võib arvata, et tsikliga ei minda rajale? No ma arvan, loodan küll, et siin kõik seljas ronivad, loodame, et keegi käima ei pane ja sõitma ei lähe. Kas võib arvata, et sellel päeval, kui see Viljandi järve jooks on ka nii-öelda Viljandi linnas rohkem rahvast ju kui tavaliselt, et meelitab juhale järelikult ka turiste? Ja tegelikult ongi nii, iga suur üritus, mis Viljandis inimesi toob siia ka meie ettevõtjatele rõõmu ja õnne, sest need inimesed tulevad siia kas siis lausa 2 päevaks, tulevad ja söövad siin meie söögikohtades ja rikastavad Viljandi linnapilti, nii et me oleme väga tänulikud kõigile neile, kes tee leiavad Viljandisse. Viljandi on üks imeline paik ja ma ütlen kõigile, tulge Viljandisse, te olete väga oodatud. Järvejooksu tegi kaasa ka meie uudiste toimetaja Taavi Libe. Ütleme ausalt, minu jaoks tuli tõelise üllatusena, et Taavi Libe on hakanud tõeliseks spordimeheks. No tegelikult ma olen ju Viljandimaalt pärit ja see on ikkagi minu jaoks aasta kõige olulisem spordisündmus. 9. kord oli, nii et järgmine kord on juubel. Ma just kuulsin, et kui 10 korda ära teed, siis võib-olla raamatusse ka mis tehakse, nii et peab pingutama. Vist oli elu paremselt teine aeg ja 10 aastat tagasi me jooksin 51 peale, nüüd oli sinna 52 lõppu, nii et tegelikult täna esimene selline kuum ilm Eestis, nii et oleks olnud 5 kraadi jahedam, ma arvan, minuti jäi veel sisse. Aga oled ise nii-öelda rahul tänase jooksuga? Ei, no muidugi, see on ikkagi minu meelest üks kõige lahedamaid sündmuseid Eestis üldse, mitte spordisündmus, vaid üldse lahe sündmus. Ja tõesti, need on ikkagi, see on minu lapsepõlve piirkond, nii et igal juhul nostalgia, palju inimesi alati, kõik on rõõmsad, elatakse kaasa, see on mega üritus. Kui palju trenni tuleb teha, et ümber järve jooks ära joosta? Tead, selleks, et ümber järve ära joosta, ma arvan, et tuleb igapäevaselt kas või jalutamas käia, sellest täitsa piisab. Aga ma üritan 4-5 korda ikka käia nädalas jooksmas. 97. suurjooksu ümber Viljandi järve võitis tulemusega 36 minutit ja 41 sekundit viljandlane Morten Siht. No võib öelda küll, et tänasel päeval tehti Viljandis ajalugu, nii noor mees võitis. Mis tunne on? Spordikommentaatoril küsimus. No, vägev tunne, võimas. Kui kaua sa oled unistanud sellest, et võita ühel heal päeval Viljandi Ümberjärve jooks? No ma arvan, et kui ma jooksin esimest korda Ümberjärve, see võis olla äkki 10 aastat tagasi. Et siis kohe tuli mõte, et võiks võita ka. No kaua selleks peab reaalselt trenni tegema? No mina olen treeninud 4 aastat kesk- ja pikama jooksuga. Et jah, ma ei tea. Kuidas sellel aastal jooks oli? Jooks oli väga mõnus, et tempo oli alguses peale kiire, mis mulle ka sobib. Et põllu algas tempo veidikene langes ja siis mõtlesin, et lähen ette ja proovin. Ja võit tuli? No tuli. Ja Oskar Vabandaliisu. Arro ütlesid,